Tere taas ja ega see jutt siin spordijoones täna ei lõpe. A. Le Coq'i saalis järjekordne mäng, reas juba 5. käimas ja omavahel siis mõõtu võtmas Tiit Soku korvpallikool ja külalised Rakverest ja jagada on siis siit A-klassi meistrivõistlustel poiste hulgas kõige kahvatum medal. Minu kõrval Paavo Russak, tere Paavo! Tere jälle! Sa käisid vahepeal kuskile ära, sa ütlesid? Jah, nüüd ma kasutasin võimalust ja käisin teistes võimlates. Mis mujal toimub, räägi mulle ka? Tartus täna siis tõeline korvpallipalavik või korvpallipäev, et Ülenurmes mängite siis Tartumaa meistriliiga medalimänge ja kus järjekordse võidu võttis siis Arlikse meeskond. No nii, et eeldatav tugevam käis sealt siis jälle üle. Jah. Nii, siin siis selline lugu, et väljakul on Tiit Soku meeskonnas Igor Arendas, Tiit Alumaa, Karl Holm, Menhart Mardo ja Martin Jurtom ning Rakvere särki kannavad Andri Metsaru, Kevin Täpp, Oliver Metsalu, Martin Ots ja Marko Kostap. No, sina neid noori tunned päris hästi või? No jah, ütleme otseselt see 93-4 minu vanuse käik ei ole, aga selles mõttes Tiit Soku korvpallikooli poisid on nii-öelda nimekamad mehed. Nimekamad mehed selles mõttes, et üsna mitmed on siis nii U16 koondise, U18 koondise liikmed. Ja kui sina siin praegu mängu alguses kellegi peale raha paneks, siis kumma meeskonna peale? No tuleb tunnistada jah, et kui läheks kihlveo tegemiseks, siis ilmselt eelistaksin Tiit Soku korvpallikooli. Meeskond on natuke ühtlasem ja nii-öelda natuke rohkem selliseid käike ja reaalselt jõudu korvi all. Rääkides eilsetest poolfinaalidest, siis ka see lahing, mida Soku võistkond Tartu Ülikooli võistkonnaga pidas, oli mõnevõrra põnevam. Sa nägid seda mängu siin? Vaatasin seda mängu otsast peale ja vaatasin ka teist poolfinaali, kus nii-öelda hitopoisid selgelt siis Rakvere poistest üle nii-öelda käisid. Et just teine poolega oli mäng ühte väravasse. Aga jah, teine poolfinaal Tartu ja Soku korvpallikooli vahel oli väga võitluslik tasavägine. Ja jäigi seal lõpplahenduse peale, siis peaaegu eelviimasel sekundil oli Igor Arendasel vist võimalus punktiline kaotusseis võiduks keerata, aga seda ei juhtunud ja võib-olla siin natukene tekitas kohtunike otsus mõningates pealtnägijates arutelu, et kas see viga oli või ei olnud, no viga ei vilistatud Arendase viskel. No need arutelud ja ütleme erinevad emotsioonid, need käivad selle mängu kaasa, et nii-öelda võitja pool näeb seda ühtemoodi, kaotatud teistmoodi. Tavaliselt selles situatsioonis ei vilistata viga, nii et kohtunik vastavalt ka siis talitasid. No, tänasest on tuua näide, kus tegelikult analoogne situatsioon minides lahendati ikkagi veaga. Jah, pean tunnistama, et olingi teises võimlas seda minifinaali lõppu ei näinud, et aga see on alati mõnes üksikus nüansis kinni, et raske on nagu paralleele tuua. Mäng siis käinud 2 minutit, on Tiit Soku korvpallikool 3-2 juhtimas ja ei ole siin nagu lihtne, vähemalt kui vaadata, kus seda mängude areng on käinud, et minides oli natukene kiirem tempo, tüdrukutes päris kiire või veel kiirem ja siin käib asi ikka hoopis teisel tasemel. No, tundub jah, et praegu on küll selline kompamine, et natuke mõlemalt poolt, aga korvpall on selles suhtes nagu selline tänuväärne huvitav mäng, et see, mis võib sul nii-öelda puudu jääda, kas siis jõus või oskustes või mis iganes, et selle saab hingestatusega ja võitluslikkusega tasa teha. Rakvere on hästi alustanud praegu. Ja ilus läbimurre siit. Oliver Metsalu, jah. Jah. Rakvere Tarvase pingil istunud mees või istunud poiss, ütleme, oleks õigem öelda. Ja siin peab hääldades täpne olema, üks on Metsalu ja teine Metsaru, eks. Et väga sarnased nimed ja raskustes on see mängija ja jah, praegu ebalev sooritus. See nüüd 55 on meil Martin Jurtom, jah. Martin Jurtom ka. Meistriliiga karastusega mees. Jah. Kuidagi pehmed läks läbi ja kaotas palli, läks ise päästma, tegi vastasele selge vea. Ei olnud põhjust. Otsib Kostap sealt omale lahendust, ei leia seda esimese hooga.
ja jääb ka kaitses väga hästi seisma tegelikult, et Menhard Mardo, aga sellest on vähe, sest ikkagi poetavad Rakvere poisid selle palli korvi. Jah, mängu algus tundub, et Rakvere on nagu paremini mänguks valmis, paremini natuke ennast häälestanud. No vaata nüüd edasi. Võib-olla siin hakkab mängima natukene rolli see asjaolu, et Tarvas võib-olla tuli mõtetes üldse sellele nädalavahetusel vastu, et see mäng on natukene olulisem võib-olla kui Hito vastu mäng, et sealt ei loodetudki finaali jõuda, siis Sokk tõenäoliselt nende jaoks võib see eilne kaotus olla mõnevõrra valusam. Seda küll, jah, ütleme Soku korvpallikooliku ees väga selgelt oli eile ikka häälestatud võitluseks ja võitmiseks, et poiste nägudelt teatud selline frustratsioon ja pettumus ikka oli peale lõpuvile kõlamist. Aga ma ei usu, et nad nüüd selle tänasesse mängu üle teinud, et täna uus päev ja uus mäng ja üks mäng korraga ja eks need noored mehed niimoodi õpi. Esimene vahetus, jah. Vahetus ja skoor 8-3 näitamas siis 5-punktilist eduseisu Tarvale, küll Sokul siis rünnak või Soku poistel rünnak ja paneb kohe eemalt peale Igor Arendas ja kui me eile nägime seda mängu, siis tema trump eelkõige oli ikkagi väga teravad läbiminekud, mitte kaugvisked ja aga täna on selline huvitav võitluspaar, et täna nüüd on tal sama ütleme füüsisega, sama kiire mees vastas, sama terava minekuga. Keda sa silmas pead? Number 4 Rakvere poolt. Andri Metsaru. Andri Metsaru, jah. U16 koondise liikme kandidaat. Eelmine aasta. Jah, et võrdväärsed vastased töötavad siis nagu head duelli vähemalt, et eile küll ta peaaegu et lüpsis seal kaitsemängijaid. Jah, tuleb tunnistada, et ütleme selgelt mängis Tartu kaitse üle, olles viimasel veerandil Tartu sai nagu õige rütmi tema vastu mängides, et igal mängil oma tugevad küljed, oma nõrgad küljed ja kaitse peab oma asja nende vastase nõrkadele kohtadele üles ehitama. Raimond Tributsov keerutab nüüd siin palliga ja päris asjalikult keerutab. Osav on ta küll, ta on ka nüüd A-klassis noorema aastakäigu mängumeest on 95, teatavasti A-klassi mängijad on 93-45 sündil, tema on 95. Nüüd oli Rakvere järgmine noorema põlvkonna mees, 95 sündil poiss. Number 12. Hans Keskküla, jah. Aga läheb see pall ära Sokumeeste valdusesse, sest astub otsajoonele või? Jah, söötis palli otsajoonele. Pall audis. Üks ühele võtab ette ja päris hästi teeb seda. Kaitsedel eksis, ma arvan, et Hans oleks võinud Hans Keskküla sealt kokku tõmmata, selles mõttes kokku, et ründaja jaoks jäi paaril juba selja taha, ta enam sinna söötu ei näinud ja seal oleks olnud julgelt minna appi. Menhard Mardo on siis. Vabandust, Maur Belov on sappis. See on Belov, jah. Seal on küll korvpallimängus see reeglid tugevast nurgast, et tugev nurk, et kuhu poole siis rünnak suundub, kuhu kohta palli liigutatakse, et sealt nagu abi ei anta, tehakse step back, aga kui on ründaja seljaga, et ta enam oma meest ei näe, siis võid seal julgelt abi anda. Metsalu. Tuleb ise tegelikult suhteliselt heas positsioonist Marko Kostapi poolt. Ikkagi pallikaotuselt tuleb ja sama mees, kes hetk varem oli korvi autoriks, on juba taas aktsioonis, aga seekord siis Belovil punkte ei õnnestu juurde tuua. Korralik võitlus mõlemalt poolt, jah. Natuke palju on puuri praegu sellist üksikut üritamist mõlemalt poolt, et kes nüüd suudab natuke rahulikumaks mängupositsiooni suruda, mõned sellised mängulised korvid võtta ja selle kaudu siis ka mängulist kindlust saada. See võiks saada selline teatud eelise. Et meenutabki sedapidi minide mängu, kus pead üks-ühele tegema, et ei tohi katteid ja alasid olla, eks ole, et siin nagu praegu poisid jätkavad enam-vähem samas rütmis. Ja seal võib-olla vaatasid hommikuse mängi. Võib-olla vaatasid, jäi midagi külge. Nüüd on ka publikut mõnevõrra enam siia saali kogunenud. Ilmselt selles mõttes täismaja me näeme alles õhtuse mängu ajal, kui läheb ikkagi jaht kullale lahti.
jah, ja siis üks osapooltest siis kohalik meeskond. Tavameeskond. Pikk tablool, 10-10. Jah, ütleme selle esimese nii-öelda kaotusseisu peale Tiit Sokk istus rahulikult ja ega ta ei üritanud time-out'i võtta ka. Usaldab oma mehi. Jah, et tegid paar vahetust ja sellega nagu dikteeris selle mängurütmi, kõik on sujunud. Egert Haller liigutab seal korvi all ennast päris kiiresti ja korvi küll juurde ei saa, aga viga sealt tuleb ja tuleb siis mõtlemispaus ja võtjaks siis Tarva meeskonna peatreener. Aivo Tribuntsov, jah. Aivo Tribuntsov. Seda meeskonda on väga hästi. Tema on Ülenurme kooligi kasvanud ikka mitu aastat kui minu käel treeninud ja hulgast oli mul ise õpilane. On korvpalliga seotud olnud seal Rakvere klubides mitmel erineval moel ja ka varasemalt, eks ole ju? Jah, muidu ta on küll nii-öelda Tartu poiss, ta on Tartust pärit. Tartus noorteklass mängis Tartus korvpalli. Tipptasemel ta vist? Tartu esindusmeeskonda ei jõudnud, jah. Aga siis skooriliider Rakvere poole pealt Kevin Täpp 4 punktiga ja Maur Belov oma 3 punktiga ehk siis 1 korv ja vabavisi otsa Soku koolist, nii et tasa ja targu. Tasa ja targu, jah, sellist kumbki sellist nii-öelda strateegilist ülekaalu ei ole saavutanud, et üsna ühesugune on see mängupilt, et küll on võimalus nüüd siis Soku meeskonnal siiski juhtima minna, sest on vabaviske Egert Halleril. Tema on jälle üks eelmise hooaja Euroopa meistrivõistlustel Makedoonias U16 koondisega mänginud poiss. No kuidas sa teda hindad, mis tema tugevuseks on? Ta on, ütleme, selline, kuidas ma ütlen, iga meeskonna raudvara. Meeskond peab olema selline musta töö mees ja ütleme valmis kompromissituks võitluseks iga ilmaga ja igas asendis. Nii et meeskonna on alati vajalik mees. Tubli töörüga, jah? Tubli töörüga, jah, tubli selline. Metsalu proovib nüüd minna ja mitmed eelmised korrad lõppesid seal üsna õnnetult, küll ta sai siis pallikaotusi, aga nüüd näitab, et põhjus, miks ta seda ette võtab, on täiesti olemas, et see element on tal käpas. Praegu ütleme selles suhtes meeskonnakaaslased osavad liiklused, et tegid nii-öelda tee korvele vabaks ja keegi seda valel ajal nii-öelda ette ei lõikanud, et oli võimalik mängida 1-1. See on vabaks ja paremalt poolt, ilmselt tugeva käe poolt pea lihtne minna. Jah, tegi pette osakuselt korraks, tõi palli seal kõvelt, kui ma mitte mäletan. Nii et Tarval 2-punktiline edusseis, aga tõenäoliselt ei kesta see kaua, nii juhtuski. Egert Haller on võtnud mängu enda vedada. No mäletame ka eilsest teda kui ühte päris kõva suuslikut. Need on jah enda kas motiveerimiseks või vastaste nii-öelda mis iganes närvi ajamiseks või endale teen punase soengu. Looduslikult selle juukse värviga mees ei ole. Aga tore, kui sellisel noor mehel jätkub sellist tahtmist üllatada. Tiit Talumaa viskab oma teise korvi tänases mängus ja viib taas Soku meeskonna natukene kaugemale 2 punktiga ette. Esimesed õpetused on ka Tiidult. Märkab ka üles ärgata. Ja läheb vastu rõngast seal Martin Otsal ise. Ära nõrkas ja kaitse oleks veel natuke rohkem seda positsioonis kannatama. Belov võtab jälle teha nii, et vastastel tuleb viga. Jurt on platsile ja läheb ära siis number 52 Menhard Mardova. Jah. Tulevad ka number 6 Kevin Täpp väljakule ja number 4 Andri Metsaru. Vabavisked, seni 6-3 Soku võistkonna. Tundub, et korv ei ole sõbralikumaks muutunud. Arutasime enne Merika Andersoniga seda asja, tema ütles, et natuke jäigad on need rõngad, et küllaltki palju selliseid kahtlaseid viskeid, mis päris täpselt ei lähe ja sisse ei kuku, et põrkavad välja. Eks nad sellised, ma ütlen, standardrõngad, eurostandardrõngad ole. On võib-olla vähe mängida saanud, et ei ole pehmeks painutatud neid. Jah, rõngas läheb pehmeks siis, kui piisavalt sisse visatakse. Või piisavalt surutakse seda.
3-punktiline Tiitsaku korvpallikooli eduseis ja väga rahulikult võetakse seda asja, võib-olla isegi liiga rahulikult, kui juures olevat pilti vaadata. No, mäng on veel noor. Ja ilma mõtlemata. Pall kätte ja kohe peale. No, praegune selline mängustiil ja mängu, ütleme, tempo nagu seda tingib, et või ütleme, palju oli hea viske koha peal keskpositsioonis ja tuli visata ja teised mehed olid hoo pealt lauda tulemas, nii et õige lahend. Ja Belov on taas korvi all. No väga alla läheb see Tribuntsoovi käsi ja sealt ka viga tuleb. Aga seal nüüd kaitsed omavahel ei rääkinud, et kui tuleb katte selja taha, siis on ikka standard see, et vahetatakse, sest korraks jääb see mees sinna nii-öelda kattesse kinni, isegi kui ta järgi läheb ja praegu just see toimus. Treener Tribuntsov teeb nüüd vahetusi, võtab mängija Tribuntsovi välja ja läheb sealt veel ära number 10 Marko Kostap ja väljakule tuli number 13 Kristjan Suurorg ja number 8 Oliver Metsalu. Nüüd Metsalu see paus pingi peal oli veel ikka sekundites mõõdetav. Noh, ma tean siin noortekoondist treenerid ütlevad nagu, et nii-öelda oma meeskonna liidermängijad, et need, keda hoitakse väljakul 35 pluss 5 minutit, et nende mängurütm nagu ei ole päris see, mis ta peaks koondis olema, et seal nagu võrdseid mehi rohkem, kes on nagu, kes peaks endast andma nagu seal 5, 6, 7 minutiga maksimumi, et ja siis tõmbad korraks selle hinge. Teatud töödele selles jutus sees on. Et muidu on nii nagu Eesti mees ikka, et algul ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Ja sellise pika vinnaga. Et see on diiselmootor, et tuksub käima esimese veeranda ajalesse. Punktine vahe ja viimane minut esimesest veerandajast käimas. See läks küll üsna aganatesse, aga päästetakse tagasi palle. No jah, ütleme selle sööduga, kui tahaks norida, siis ütleme selles taktikalises plaanis, et taga tehti, mängiti pick and rolli, nii mees liikus siia alla, siiapoole kuhuda liikus, et pall ka tuleb, mitte tagant söötad, ääre pealt sööd siin alla, see on nagu lolli kindlam, et sealt ei eksa. Metsalu ja Metsaru omavahel tegid seal üleval katteid. Välja sööt, 3 teele, üsna ässaks läheb see asi. Ilusti välja mängid viski ohkaitsi kokku, sööd välja, aga ei lugenud number 6. Kevin Täpp on see mees. Jah, jättis nii-öelda jalad viskele alla panemata korvpallurite keeles, et ootas koha peal, sealt pidi seal niksu tegema, see nagu õiget rütmi ei anna viskele, et jalad alla tee see samm vastu. Igatahes ei ole kaugviskeid kumbki meeskond siiani veel tabanud. 3 korda proovinud virulased ja 2 korda pealinne poisid. Päris vaikseks jäänud. Need üksikud kohalviibijad on sarnaselt nagu mina siin hommikust saati olnud ja hakkavad ära kustuma või koguvad jõudu viimaseks mänguks. Ja neil oli küll. Kuulsin need Tartu meeskonna kaasaelajad, eriti vanemad olid ikkagi jutumärkides väga korvpalliteadlikud. Kohtunik sai sealt korralikult sõimata. Minimaalne vahe, 18-17. Tiitsaku korvpallikool juhtimas Tarva vastu. Jah, Tarvas võiks selle esimese veerandiga rahule jääda, ütleme midagi hullu ei juhtunud, mäng on nii-öelda raamides, kellegi liiasti vigu ei ole, keegi nii-öelda väga vastasmeeskonnast väga nagu domineerima ka ei hakanud, et kõik sujub Rakvere jaoks. Üldiselt kõik näitajad tunduvad ka siin enam-vähem samas rütmis olema, et väga väike erinevus, kui siis vabavisete protsendis on küll erinevus ja vabavisete arvus ühtviisi samamoodi, et 10 korda on Tiitsaku poisid joonel olnud neist 6 tabanud ja vaid korra on Rakvere Tarvas vabaviski joonel käinud ja sealt siis sama ainus vise on ka sisse läinud, autoriks oli veel Metsalu. Nii et võib-olla see mõnes mõttes võiks näidata Tarva sellist üks-ühele agressiivsust, mängupildiliselt muidugi seda küll ei saa öelda, et Tarvas just minult üritab murda sisse. Jah, aga kellel vabaviskab rohkem oli, sorry? Sokul, jah. Sokul 10 ja 1 Tarval. Natuke tormakalt Tarvas tegi enda vead ära siin algul ühesõnaga ja muidugi tõsi on ka see, ütleme eriti Rakvere koolkonna juures Andres Sõbra, ütleme treeneri filosoofia juures, et nii kaua küll 4 viga ei ole, korvi ei lase. Väga mõistlik, väga õige. Oled sa ise sama meelt? Üldiselt küll jah, tähendab viga on ikka selline üks taktikast relvadest ja tuleb ikka seda otstarbekalt ja mõistuse pärast kasutada. Et ega neid koju kaasa võtta ei ole ka mõtet? Ei ole mõtet jah, et sa lähed ära ja ütled, Maru tubli, täna ühtki viga ei teinud.
kaotasime suurelt, aga sellest ei ühtki viga. Ja ilusti mängisime. Metsalul hea väike paus, aga kasu vähe. Mis nüüd siis? Karbad joonel? Vaieldakse sellele, kus millise joone peal see Varvas oli. Seal on tõesti 1, 2, 3 joont korraga koos. No siin saalis ma ka eile vaatasin ja täna imestan ka väga, et võib-olla platsil olles näeb paremini ka selle nurga alt. Mul on küll päris sageli mõtlemist ja arusaamist, et mis joon nüüd parasjagu õige. Et mis mängujoontega mängitakse. Seda mõtled. No jah, et on kollased, sinised ja mustad jooned, aga ja punased ka veel lisaks, aga et milline nüüd parasjagu praegu selle mängujoon on? Jah, see on, et neid musti on ka mitme platsi jagu sinna. Et siit keskjoonelt võid ka 3 viskama hakata. Selle väljaku üks tead mõttes nagu sundseis, aga jah, see on ka see, miks nagu ta rahvusvahelisi mänge nagu on keeruline mängida. Omad nõuded ei tohi olla ainult ühed jooned. No jah, võib-olla sina noortena kas satud siia rohkem, aga minule linlasena on see A. Le Coqi spordijoone küll kuidagi paari viimase aastaga täiesti võõraks jäänud, sest siia nagu asja ei ole. Et kui varem siin mängisid Fausto ja Pereleib, siis praegu tegemist, kuigi on, ütleme, et linna uusima, ilusaima, võib-olla funktsionaalseima spordijoonega, siis ikka linnarahvale avatud selliseid väga suuri spordisündmusi siin ei ole. Ta on ikka, ütleme, selle piirkonna või ülejääi piirkonna selline spordikeskus ja sellena ta toimib ja sellena ta funktsioneerib hästi, et miks mitte ei võiks olla näiteks, kus meil on Visahall, et võiks olla selle piirkonna samasugune spordikeskus. Kindlasti rakendust leiab, ma üldse ei kahtle. Nüüd siis Rakverele korvi juurde. Ja Rakvere taas juhtimas punktiga ees. Sokk võib olla sellise rahulikkuse leidnud, kui meeskond Sokku silmas pidada. Ja läheb see sööb küll Heinkesse. See oli väga hea selline kahevõitluspaar, nüüd 55 Jurton ja number 4, kõige väiksem vastastel. Aga seal on, kui nüüd see väike mees osavalt tähendab enda jalgade tööd kasutab ja istub ilusti alla sinna pikale sülle põlvede peale, lased oma jalgade liikuda. Ega väga raske, väga keeruline pikalt palli seal saada. Praegu see väga selgelt seda oli seal näha. Et nagu Salumets kogu aeg räägib, et selle pika raskuskese on nii kõrgel, et teda on lihtne sealt alt jalgadest suruda. Jah, istud talle sülle nii-öelda see praktiliselt. Et Salu palliga. Ja võtab sealt vea välja, vea tegijaks Ott Rabi, number 51. Et Salu tunneb kindlalt ennast 1-1 situatsioonides. No Salu vist ütleme, et selline kõrgemal tasemel kogemus mängida on mõnevõrra suurem kui siin enamustel või? No tema on... Ta ikka saab seal sõbrapingi peal ka ju platsil, nii mõneski mängus. Ta on ka need noortekoondused läbi mängid minu teada, et eks nii killuhaaval seda kogemust kokku kogud ja kokku paned. Pidukas Metsaru maha suudab sealt välja sööta 3. teele ja on kotisse. Kevin Täppa. Kui enne siin rääkisime, et ei saanud viskele jalgu alla, siis nüüd oli kõik korras või? Täpselt kõik oli praegu ilusas rütmis, jah. Ja sooritus. Ja poetab selle palli korvi Rainkoorte. Aga jälle Andri Metsaru väga osavalt ronis sinna alla, tegi ta selle asja keeruseks, väga keeruseks. Ta pidi jälgima korvi ja kus see kaitse on, et sinna peale ei hüppa. Oleks tulnud seal ründav iga lihtsalt. No, nüüd kükitab hetkeks maha peaaegu, et Hans Keskülla ja laseb viske teele. Võtab Metsaru vahelt, jah? Veaga koos, ei. Viga küll saadakse, korvi mitte. Hans Keskülla tegi tehniliselt väga raske soorituse, see on üks nii-öelda raskemaid viskid, viid kaitse liikuma, siis pead stabiliseerima enda inertsi, tegema tagasihüppe ja siis veel omakorda viske liigutused. No ühtviisi väga efektiivne seistvidi, et kaitsta seda ei suudata. See nõuab sellist head koordinatsiooni ja tugevaid jalgu. Aga selline efektne relv, kui mänge seda valdab. Jah, eeldab individuaalselt sellist tehnilist meisterlikkust. Jah, see on selline mängija nii-öelda individuaalne looming, ütleme, neid visked on võimalik sooritada erinevalt, et kuidas siis keegi. Eilse mängu angel on Igor Arendas, on väljakul tagasi Soku seltskonnas. Ja 4-punktiline Tarva eduseis. Jäetakse korvi poole paremat kätt ruumi, tuleb veel küll kaitsa, appisööt välja ja 3. mööda. Ja Urgitses selja tagant küll kõvasti Rainkoort ja mõlemad meeskonnad jätkavad mees-mehega, praegu oli selles suhtes õige abi, et abi tuli kaugemast nurgast, nõrgemast nurgast. Aga ründaja luges selle ära, sinna nurka sööt läks, viiselt toimus, aga seekord siis mööda.
Rendas otsib Jurtomiselt söötu, Jurtom ette jäi sama pisike number 4 kaitses Metsaru, aga ei tulnud sinna sööt. Ja ei lähe ka see pall korvi. Ja kiirrünnakust pannakse pall pealt korvi. Oliver Metsalu, jah. Ei lugenud midagi see, et Jurtom tuli sealt kõrvalt segama, üritas tulpida, julgelt läks ja ülevalt seal palli vajutas. No, ja sooritus. Puhul, kui poleks vajutanud, oleks vist ka sellest pallist ilma jäädud ja seda korvi poleks tulnud, eks. Jurtomi käsi on ikka küllaltki kõrgele. Üle 2 meetri mees minu teada. Jälle osavalt tehtud, ta nägi, et see kaitse tegi sammu nagu ettepoole, pool sammu ettepoole, oli liikumis tema suunas ja viis enda jalad alla lähemale, ise kalus tahapoole kaitse liikus talle sisse, teadlikult võttis selle vea välja. Kaval sooritus. Väga selgelt läks Metsaru praegu vea järgi, ütleks. Jaa, väga kaval sooritus. 6 punkti eduseisu Tarval ja tulebki siis plaani pidada Tiit Sokul, et mida teha. Noh, kõik on seal tal küll ja küll, ta mängib erinevaid maa-ala pressingu variante, nagu ta eile näitas, ja mängib nii-öelda kõrget pressingut ja mida iganes seal. Neid taktikalisi variante on Tiit Soku korvpallikooli poistel kõvasti. Ja nüüd, kui sa algul vaatasime, et Sokk sai palju vabaviskeid ja Tarvas vähe, siis teine veerandaeg on vigade poole pealt natuke vastupidiselt toimunud, kus siis Soku meeskonnal on 4 viga juba täis ja Tarvas on neid 1 teinud. Et need Tarva 1-1 lahendused ja on paremini praegu toimunud. Tarvas, kui esimene veerand tundus, et natuke nii-öelda ise jäädi üksteisele jalgu, et oma mehed olid seal liialt korvi all ees, siis praegu on ilusti see korvile tsoon nagu vaba hoitud palliga mehe jooks nii-öelda jäetud pallile ruumi ja hästi on seda ära kasutatud. Metsalu on siin oma palju sõna mängu sisse ütlemas 11 punktiga juba siiani, tema vastu 4 viga tehtud, 3 vaheltlõiget tal veel ja mäletame siit üks suurepärane pealtpanek ka, selle mängu seni ainus. Jah, praegu selgelt on nii-öelda oma taseme välja mänginud. Pall korvis ka Andri Metsaru poolt teile saadetuna. Ja Adri Puntsoovil on põhjust, mille üle plaksutada, jah? Jah, selline, tal on hea selline treeneri, kuidas ma ütlen, positiivne filosoofia, et igat väikest sellist edusammu või seda ta märkab ja ei ole kade mees poissi innustama ja kiitma. Igor Arendas näitab nüüd sellist mängu, nagu ta eile näitas ja number 4 siis omavahel suudab Andri Metsarult vea välja võtta. No nagu sa ütlesid, 2 parajat suslikut. 2 parajat suslikut omavahel, jah, nüüd on seal arutavad. Aga mis on nagu Rakvere poiste poolt silma hakanud, et julgelt vahetavad seal korvi all. Igor Arendas 4 viga, jah? Jah, nii see on. Ja suutis nii-öelda Andri Metsaru siis ta närvi ajada. Ma ei saanudki päris täpselt aru, millest see viga nüüd praegu Arendasele tuli, et lihtsalt tähendab, kaitse seisis tema teele ette, ta ei saanud, ta oleks pidanud natuke kavalamini tegema, kes siis ütleme pausi või minema, ütleme, saab poolsamm kõrvale, aga täpselt otsustas sinna nii-öelda sirgelt edasi minna ja seal oli kaitse ees ja sai ründevea. Lihtsalt situatsioonist, puhtalt nii-öelda mõtlemise pealt. Et Soku pingi peale võib-olla see situatsioon erilist rõõmu ei toonud, et ikkagi üks põhimängujuhtidest on nüüd 4 veaga ohtlikus joonis. Jah. No näed, meile tuuakse maiustusi lausa, mis nii viga. Tundub, et oleme ära teeninud. Jah, võib-olla. Viiakse midagi kohe eest ära ka. Keskendume siis mängule. On Tiit Alumaa see mees, kes vabaviskejoone palli põrgatab ja mitte ainult viskab ka korvi seda, kui võimalust on. Ja nii ta teeb. 22-30. 8. vahe, 6 minutit mängida teist veerandaega. No tundub, et Tiidu nii-öelda taktikalise repertaas on maale ette nähtud siis teiseks pooleks, ütleme, kui on nii-öelda, kui enam ei ole sul võimalust poolel mingit korrektiive teha. Et praegu jätatakse mees mehega. Ja suutis veel ühe vea siis siit välja võtta Oliver Metsalu ja see antakse siis Tiit Alumaale ja vabavise paraku küll ei taba. 3 varasemat olid ilusti korvi läinud.
Jaa, üks siis läheb. Üks läheb, jah. Tehniliselt ilus sooritus, sellise ilusa lõdva ranne sellise mõõdetud liigutusega. 12 punkti Metsalu kontos kokku. Nii, Sokul siis uus mängujuht, Belov. Belov siin alguses näitas väga särtsakat minekut, tema vastu tehti üksjagu vigu. Ja on ka Belov Eesti erinevates U16, U18 koondistes mänginud poiss. Belov nimena on ka varem läbi käinud kõigist kohtuniku hulgast. Jah, tema isaga isegi Tartu Ülikoolis koos oleme mingil ajal vist koos mänginud. Vahetust valmistab ette Rakvere meeskond. Saab seda teha siis, kui teine vise tabab. Vahetatakse mängujuht, jah. Tuleb tagasi siis nii-öelda Tribuntsov. Ja Andri Metsalu, kes on 11 minutit mänginud, selle ajaga 6 punkti visanud oma meeskonna üks resultatiivsemaid, 3 parem hulgas. Üldse mitte pahasti mänginud, on väga arukalt nagu kaitse neid auke seal tsementeerinud, et hea sooritus on olnud tema poolt. Ja võib-olla just jah, Soku pingi pealt Arendas on see mees, kes talle sünnipäevakaarti ei saada, kes suutis tema mängu parasjagu rikkuda. Sellel hooajal kindlasti, et võib-olla. Kui ühte meeskonda hiljem satuvad kunagi kuskile. 11 punkti vahet, 22-33, kui Soku poolt vaadata, selline ilus numbriks kombinatsioon. No natuke, ma ütleksin, et natuke tujutult nagu Sokupoisid. Võiks nagu rohkem särasilmis olla ja rohkem emotsiooni ja siis see ka kolmas koht, auväärne pronksmedal Eesti A-klassi meistrivõistlustel pole üldse paha, see jääb ikka ajalukku. Pronks ikkagi võidetakse, jah? See võidetakse igal juhul, jah. No, väga raske vise sealt on käsi kõrgel üleval. Sundsituatsioon, jah, tuli. Ega see enam kellegi tuli vastutus võtta, ega enam kedagi otsida ei olnud. Ja Talumaa kaitses tegi ka oma tööd väga korralikult, viskas või oli seal käega vähesti peal, nüüd ta teisel pool platsi otsa juba viskab mööda, nii et jõuab igale poole. Aga nüüd on see raske moment, et sa oled 11 punktiga taga, nüüd peab olema sul kannatust. Jah, nägite. Kannatust, et otsida sellist mängulist korvi mitte, aga praegu Sokupoisid on seal järjest nii kohe esimese võimaluse ette võtnud. Aga Talumaa näitab, et tema kombitsate alla ei tasu sinna ronida ja tuleb sealt nüüd viga ja peaaegu vigastust ei tule, üks mees on siluli maas. No nii tehnilise poole pealt see nagu, seal on paremaid lahendeid, ütleme sellise viskejooks, sa tuled tagant sammudega, tee see power leiab pea seisma 1-2 või 2 jalga korraga. Ja tees nagu see jõuga üles vise, see on nagu natuke stabiilsem sa... No Kevin Täpp läks nagu pealt panema seda palju umbes 3 meetri pealt. Jah, sammude pealt ütleme, seal on nagu veel keerulisem sammude pealt, sa pead koordineerima nii, ütleme seda liikumis mõlemas suunas üles kui edasi. No kas ta nüüd tõi ikkagi tulest, et vabavisket sai ja esimene neist ka sees. Aga teravus oli hästi tehtud. Teine siiski mööda. Ja nüüd Sokupoistel võimalus tulla ja pannakse päris korralik kate sinna keset väljakut. Ja seal on oluline, et see oma mees nii-öelda õigeks tagandad kate, siis sa tead selle keha sinna trammi tõmmata, et see sinna ise kattesse sisse jooksend. Viga. Isa Metsalu, Oliver Metsalu pikalt istuda jälle taas platsile. Läheb number 12 Hans Keskülla ära. Ja vabavisetel number 10 Mats Meimer. Ja ei tea küll palju ta mänguaega tavaliselt saab, aga täna ei ole see koht vist tema lemmik seal joone peal. No nii. Jah, vabavise on oluline ikka element ja mida mängu lõpupoole seda olulisem, seda raskem punkt saada, siis sellega tasub päeva näha. No minide finaalis oli just seda kõige paremini näha mäng, mida sa küll ei näinud. Ei näinud, jah. Seal jah, vabavisete taha võib-olla võit jäigi. Belov korvi all. Aga seda nüüd peaks paremini ära lugema. Selgelt on näha, et tuleb sinna keskele vasaku käega, varem see hoog kinni, ütleme varem sinna mehed kokku, see annab uuesti välja tagasi, et see rünnaku esimene laine nagu natuke kiirelt maha tõmmata.
nüüd mitu korda on Rakvere poisid selle vastu eksinud. Ja Belov on ka kõik need korrad minust vasakule läinud või? Ja on läinud vasakule, jah. 10 vahet, 3:47 mängida teist veerand aega. Jah, ta viskab, on läinud enda tugevama käe poole, nagu ta näitab, et viskab kasvab käega. Metsalu nüüd platsil tagasi ja vaatame, kas võtab kohe ka teha ja võtabki. Viskas küll mööda, aga on olemas abiline. Härra Trimutsov on noor härra Trimutsov. Üsna üksi korvi alla jäetud ja ei olnud tal probleeme palli nii-öelda korvi toimetamisega. Et siin nagu selle lauapalli hankimise juures tuleb välja, et pikkus ei maksnud midagi. See oli õige koha valik, jah. Ja paneb väljast 3 ja paneb kotti. Egert Haller. Jalg küll joone peal, poisi suur jalg, 47 number. Loeti 2, eks. No pole hullu. Sisse läinud pall on ka hea pall. Mujale panna ja pane korvi, jah. Ja võtab sealt teha ka Kevin Täppe. Temal ka siis nüüd 10 punkti koos. Hakkab Metsalule järgi jõudma, kell on 12. Tuleb siis Rakvere järjekordne vahetus. Natuke seisab nüüd. Sokul on jah, iga mees teeb üksinda ja teised sel ajal, kui see palliga mees midagi teeb, väga omakorda ise midagi ette ei võta. Haller nüüd teine korv järjest. No, treener nõuab alt läbi korra, vaatame, läheb alt läbi korra. Ei lähe, viskab ise peale, aga viskab mööda ja saab lauapalli. Aga poisil hüppet on, et miks siis tuleb seda kasutada. No läheb nüüd Metsalu tegema ja teeb koos veaga ära. Ilusti sooritas, kaitse tõmbas paremal käel ette, tahtis sealt koos veaga maha võtta, tõi palli vasaku käe peale, sealt sisse. Metsalu vist tundis, et Kevin Täpp, hea sõber ja meeskonnakaaslane, hingab punktidega kuklasse ja siis läks tegi omad ära. Vabavise mööda, aga ei sellest ka hullu, et kui oma mees on lauas ja nüüd läks vist palju vastu jalga või? Siiski ei. Vastu jalga küll, aga juurtamine. Vastu Varvast, jah, temal oli jalg seal eespool. Ja, Perandi läheb nüüd, jutustab juurtamiga või? Hoiatus tuleb. Hoiatus, jah. Ütleb ka treenerile. Ja, Tiit ei ole rahul. No tundub, et hakkavad emotsioonid tulema, jah. No. Päris palju on vestelda Tiidul seal. Ja, no nii, läksid sõpradena laiali. Ei tea, eks see egode vahe suur ole, et kuule, et no mis sina poiss olümpiavõitja vastu oskad öelda. No vaevalt Tiidul seda mõtles, aga treeneri emotsioonid. Eks ikka ju. Õigus tundub ikkagi natukene teist värvi, kui sa selle pingi peal oled. Ja. Kuidas sinul tehnilistega viimasel ajal on? Mina ütlen ausalt, et ma olen väga kehv tehniliste küsija, ma ei mäletagi, kuna ma olen saanud, kindlasti kunagi, aga ma olen väga, ütleme, selles suhtes kehv. Kas puhas laiskus või lihtsalt vilumus? Üht kui teist kindlasti, aga ma ei mäleta. Apsti! Võib-olla sellest vaidlemisest mehed on hoogu sisse saanud, vähemalt pannakse siit jällegi ilus korv juurde. Teinekord, ütleme, sellised kavalad, ütleme, kogenud treenerid, võtame need suured treenerid, seda Ivkovitsid ja need ju kogu aeg treeniga suhtled, nii-öelda hoiad treenerid nii-öelda, hoiad peos. Jah, või vabandust, jah, kohtunik hoiad peos, et see on selline osa sellisest taktikast. No selleks peab muidugi ka sul kapatsiteeti olema, et sinu poliitiline selline, su sõnal peab olema ikka meeletu kaal, eks ole. See tuleb nagu ära teenida. Jaa, palun. No äratas meeskonna üles Tiit selle vaidlemisega. Jaa, täitsa võimalik, jah. Paneb taluma siit korvi juurde ja 6 punkti vahet. Minut mängida poole ja pausini. Hea sööt ja no midagi jäi siit jälle puudu. Hea rütm oli nüüd siin, et 2 pikka venda oli seal ümber ja oleks ka vist kopa saanud, kui oleks esimese hoobelt üles kerkinud. Tegi hea pausi, ütleme ilusti. Jurtum oli väga valmis, sai juba järjekordselt kulpi laduma, aga ei olnud kedagi õhus, kellele seda anda. Võt siin oleks pidanud olema see Ameerika kooli vise, et esimene mees hüppab alati, ja teine tuleb siis, kui tuleb see vise. Et kannatad ära ja ootad ära. No see eeldab ka muidugi seda, et see teisena hüppaja on väga kiire hüppega. No jah, see on, ütleme, nagu kokku mängitud või ütleme kokku ajastud, et ega see kaitse või ründe seal palliga lõputult ei kannatada. Korraks teeb selle pausi ja siis tuleb see vise.
ja ei ole kõigil sellist kiiret põrget ja nii kõrgel seda kätt, nagu on siin meil võib-olla Kalevi keskmängijal. 36-42, jälle 6 punkti vahet ja veel üks vahetus tuleb siis Pärvalt number 13, Kristjan Suurorg uuesti mängu. Ja vahelt lõigeks, nüüd me näeme pealtpanekut ilmselt. Ja mitte viletsat. Tiit Kalumaa teeb väga head mängu siin, 11 punkti kokku, 3 lauapalli. Jah, aga 4 lauapalli juba. Rünnak algas sellest, et Egert Haller nüüd seal nii-öelda survestas, oma mees survestas palli ja rünnak ei nii-öelda, no nüüd on... Võetakse ära. Jurtom ise hakkab palliga tulema ja putistab selle ära. Hopsti! No, mis sa selle lahenduse kohta ütled? Et igal ühel on mõnikord õnne. Jah, aga nägi mees ära, et aeg on otsaselt ja hakkad sinna söötu andmas. Tegelikult üks mees oli veel all ja ootamas. Sööt on sillaks jäänud, selles suhtes teadlikult mängib. Aga mida nüüd näha oli lõpuks, et lõpuks tuli nüüd ütleme see Tiidu firmakaitse, kus seda palli survestatakse. Üks mees survestab, teine liigub sinna pallil taha, et nagu moodustatakse selline trap kahekesi või lõks kahekesi. Nüüd kui Raivo Tribuntsov oli viimase time-out'i ära kasutanud, et siis hakkas tulema see kaitse. Ma arvan, et teisel poolel me seda kindlasti näeme. No tuleme teisel poolel tagasi ja vaatame. Ja. Ja on juba teine poolaeg käimas kohtumises, kus otsustatakse, kes saab tänavu A-meistriklassis poistest pronksmedalit ja minu kõrval ikka Paavo Russak. Jah, ja Sokk alustas kohe ilusti välja mängitud 3 punkti viskega. Jürtam oli see mees. Nii et vahe kõigest 4 punkti. Ütleme, et see õnn, mis seal esimese poole lõpul oli, see nüüd siis viisa tehti tagasi, et see oli ka selline. No Metsalu ei taha öelda, et see ainult õnn oli, et puhtalt tema osavus viskab siit veel 2 punkti. No tema ütles, et jah, et õnn tuleb ära teenida ja võttis selle, pani kindlalt ära. No kui siin mängu alguses ennustasime, sa olid ikka Soku peale raha panemas, et kas veel või? No siiamaani veel, jah, ma ütlen, teades meeskond ja ütleme natuke seda backgroundi, Tiidu on rohkem neid taktilisi käiki ja pingi peal endiselt ma näen, ütleme, jõudu, mida nii-öelda rakendada, aga ise asi, kas Rakvere minuga ühtemoodi mõtleb, et... Ja mehed ise küll nii ei arva, Jurtom siin näitab, et ei ole ta asjata Otto Piimameister koosseisus või? Jah, selline võimas individuaalne sooritus, vaadab ka keskele ja sealt kedagi vastu nii-öelda tulemas öelda, ega seal... Hooaja alguses kommentaare küsisin, siis keegi korvpallispetsialist ütles tema kohta siuke vaesemehe Janar Talts või? Vaesemehe Janar Talts. Janar Talts on küll praegu päris edukas selle, mitte ma arvan... Ei, et Jurtom on nagu selles mõttes, Ei, ma saan aru, et... Taltsi aseaine. Pannakse järjepidu valu mööda, aga võetakse ka ise lauast palle ja antakse muudku olukordi uuesti Rakverele. Nüüd oleks Rakvere natuke rohkem kannatust, aga ikka 1-1-ga. Ja veel saadakse see pall. Ei, varvas joonel. Õige pisut jäi Metsalul puudu. Natuke kauaks jäi sinna auti mõnulema. Jälle ühe kaupa võetakse ette. Aga on ka, et sel hetkel, kui mees saab palli, siis kõik teised 4 vaatavad otsa, et mis ta nüüd tegema hakkab, et enda poolt mingit väga lisategevust ilma pallita nagu ei tule. Sellist ilma pallita nagu meeskondlikku mängu või liikumist või suhteliselt nagu... Kiire vise ja edukalt, Martin Ots on see. Seni oli 3-0 mehel, siis nüüd saab lõpuks ikkagi silmad pähe. Aga tegelikult vabavisetest olid tal varemgi silmad peas, kui väga täpne olla. Jah, aga jälle seal oli hea 2 võitluspaar Igor Arendas ja siis see nüüd meil siis Andri Metsaru, jah. Just, eks neil ole eelmisest korrast veel kana kitkuda ja Metsarul oma 2 veaga on seda mõnevõrra mõnusam teha kui Arendasel 4 veaga. Arendas oli seal jälle isiklikku viga tegemast. Väiksel mehel peab olema julgust nii-öelda vastase ruumi sisse minna. Sa pead sinna oma selle aura või hinge õhudele nii-öelda kuklasse hingama, linna hingama. Ja nüüd see on siuke
3 sekundi olukord võib-olla. Väike mees nüüd küll läks kehasse ja küllap ta seal maas küsib viga vähemalt, miks ta muidu püsti tegi taha tulla. Kaualt Oliver või Andri mängis, astus eest ära ja pikk oli tagant tulemas ja niitis selle palli sealt ülevalt ära. Ei läinud ise. Ei saada seda palli. Läheb üle otsajoone, võitlust on. Natukene rohkem kannatust Rakvere poistele. See, mis on tehtud nii-öelda meeskondliku kokkumängu pealt, see on nagu tunduvalt paremini õnnestunud, mis on esimese söödu pealt mindud või esimese käigu pealt. Need asjad nagu on pahatihti Sokupoiste saageks langenud. Peaks veidi rohkem distsipliini väljakule. Et kui need 2 esimest veerandaega nüüd omavahel võrrelda, siis on siin punktides vahe päris oluline eelkõige Rakvere poole pealt, et kui 18-17 oli esimene veerandaeg, siis teine on 20-28, et siis Rakvere viskas 11 punkti rohkem kui avaveerandaja. Nüüd sealt siis kehaviga. Kostapile ka 4. viga, nii et on ka siis Rakvere rivistuses mees olemas, küll ütleme nii, punane tuluke veel ei põle, aga juba kuklas hingab. Natuke lihtsalt tegi selle vea ära, ütleme, läks teaga ripsama, et on ikka natuke mängi nii-öelda positsiooni. Ahaa, olukorral on maha maganud veel selle võrra, et ka Tribuntsovil on 4 viga. Jah, see vist oli juba... See pidi olema teine veerand, sest selle veerand ei ole väljakul jälle käinud. Õigus sul on. 8 minutiga on ta oma 4 viga ära teinud. Selles suhtes Igor Arendas oma 6 mänguminutiga ja 4 veaga esimesest poolajast ei olegi midagi väga teistmoodi. Ja ütleme, sellised väiksed kiired mehed, ega nemad pahatihti teevad need vead mitte oma mängele, vaid minnes kuskil mujal appi ja situatsioonis ja pahatihti tahavad lähevad palli hankima. No, eks see. Mõnikord ka õnnestub. See ikkagi alati... sees põleb ju. Jah, sees põleb ja teatud sellise riski piiri peal see toimub. Karl Holm vabaviset ei tabanud, aga jääb ikkagi Sokule siit rünnaks, sest lauapall võetakse ja võetakse nõnda, et sealt tuleb küll nüüd korv ja korv koos veaga. 44, 46, 49. No siin nüüd kaitse selgelt eksis ühesõnaga, laskis keskele tulla. Selle asemel, et lükata mängija nurka, kus juba 2 meest ees ootas, nii-öelda kuskile minna ei oleks olnud, et selgelt vale positsioneering kaitsel ja rünnak selle ära kasutas. Ja veel üks, ei siiski. Vaatasin, et on see tumedas särgis poiss jälle palli noppimas, aga ei, siiski Egert Halleril see välja ei tulnud ja saavad siis ka Rakvere mehed nüüd üle hulga ajaga ründetsiooni minna. Vaba tee korvi alla. Ja sama korv vastu sinna ääre pealt, 45 pealt keskele. Võib-olla võivad Sokupoisid õnnelikud olla, et siit veel vilet otsa ei tulnud. Ja piiri peal oli ja pigem oli viga. Ja tundub, et seal tehti Kevin Täpile ka oluliselt haiget, hoiab oma kätt siit tagantjärgi veel kinni. Ja sealt viga tuleb, et kuidagi, kui 2 viimast situatsiooni võrrelda, siis 1 korvi all vilistati ja teisel mitte. See on nüüd keeruline situatsioon, ütleme, kaitse jooks. Ühelt poolt sa pead nagu aktiivselt suruma ilma pallita meest, aga kui ta saab palli, tähendab, siis nüüd sa pead ennast ringi positsioneerima. Et praegu Andres Mets küll, jah, selgelt eksis selle vastu, et veel üks viga. Kolmas viga, jah. Täpile 3. viga, jah. Kui vigu nüüd kokku vaadata, siis tegelikult hetk tagasi olid need täitsa võrdselt 15-15, aga nüüd on 3 viga järjest Rakverele antud ja nii on siis Rakverele kokku neid 18 juba. Ja tablool siis sellel veerandil Sokupoistel tehtud 0 viga. Ja on suudetud hoiduda. Rakverel vead juba täis. Haller paneb siit esimese sisse, 2-1 tal varem ja kui vaadata vabavõiske protsenti, siis Soku satsil on see nii palju kui 63 ja Rakvere 78. Natukene on hingamine parem olnud Sokul siin teisel poole alguses. No jah, et kaitse on läinud, ütleme, agressiivsemaks ja läheb jälle korvi alla julgelt see mees, aga ei õnnestunud Kevin Täppi rünnak sedapuhku. See on nüüd situatsioon, kus tuleb heast söödust rõõmu tundub. Oli ilusti oma mehest mööda, kaitse endale peale tõmmanud, mees oli nurgas vaba, anna sööt, aga ei andnud. Vaid punktine vahe. 7 edust, mis
mis ei ole väga palju järgi jäänud. Oliver Metsalu võtab nüüd teha, topib seda väga keerulist söötu sinna ja siis jah, ikkagi pall jääb. No ütleme, et tegi Essust saia või väga raskes olukorras tõi palli omadele tagasi. Jah, Sepik saia ei saanud päris. No Sepik ongi tervisliku. Korvi alla sööt tuli, aga sealt ruumi ei olnud. Kolmene. Mööda. Aga aeg hakkas otsa saama, et visad sealt tuli. Belov palliga. 2. Kui oleks olnud, oleks pidanud küll 2 olema. Väga selgelt oli näha, kuidas Varvas oli joone peal, aga Sven Kukemelk vist ei pannud seda tähele. Teisel kohtunikul alati võimas nii-öelda korrigeerida õiges suunas. Natuke lahenduste puudust paistab sealt olevat, et kui enne 1-1 ainult, eks. 1-1 ja natuke mitmekesisemaks seda rünnakut, et mõni... Rindeviga hoopis otsa. Ei õnnestunud Hans Keskülla. See nüüd oli number 13. Kristjan Suurorg hoopis. Kristjan Suurorg, jah. Liiga sirgjooneliselt. No Tiit Alumaa, mees, kes siin lahkelt koppasid jagas. Siia-sinna tuli taas platsile. Ja kui ühe võimsa pealtpanekuga meid kostitas. Nii et pealtpanekut seis on 1-1, jah. Metsalu jälle ise teha. Ja aga mõistus sai otsa ja tõenäoliselt siit nüüd mõttepaus. Ei, siiski veel mitte. Proovid mängujuhi vahetusega. Natuke jah, ütleme IQ-d juurde üritatakse tuua. Tribuntsov platsile oma 4 veaga. Ja vahetus ka teiselt poolt. Number 12 Rain Koort tuleb ja number 14 Egert Haller läheb ära. Egert Haller ei ole üldse pahasti mänginud, et ei ole eksinud, on hoidnud nagu teravust kaitses korralikult seal õiget positsioneeringut. Jah, seal juures 9 punkti ka olles siis nii omas arvestuses 3. Nagu sai öeldud, et vajalik mees. Ahaa. Võimas. On küll seal mehel hüpeta? On. Muidu kui pikk ta on? No sutsu alla 2 meetri, aga mine tea, ketsidega võib-olla isegi 2 või. Nii et kuskil 98-7 peaks seda mängu ja pikk saada. Ants Keskele praegu ilusti mängis kaitse kokku ja... Jurtov tuleb ise palliga üle. Pika mehe kohta vasaku käega ja häda mitte midagi. Ja korv ka. Ja ongi Soku meeskond ette läinud. No, nüüd sa võiks jälle küsida, et kellel siis ma panuse teeksin. Vara veel. See ei ole see situatsioon. Ma ootan mingit natuke kabedamat hetke enda jaoks. Ei, ma usun ka, et mäng ei ole veel kaugeltki mängitud, et siin on veel mõlemal poolel nii-öelda reserve ja käike, et praegu võiks Rakvere proovida maa-ala, noh. Kas või esimese vastaste eksimuseni või mis iganes, et see võiks tuua natuke sellist rütmi vahet, et natuke teistmoodi rutiini. Jah, ja võib-olla no okei, üks asi on see, et vastasel on lastud visata üksjagu punkte, aga teistpidi ollakse ka hädas ise skoori tegemisega, et poole eest siiani visatud vaid 6 punkti ja mängitud on üle 6 minuti, eks ole, et punkt minutiga on natuke vähe. Selgelt ühekülgne olnud Rakvere rünnak 3. veerandil. Küllaltki egoistlik või nii võtta selles mõttes, et palliga mees üksinda teeb. Jah, meeskonnamäng on nagu ära kadunud ja mina nüüd eile juhtusin vaatama siin poiste mängi koos Rakvere Tarva peatreeneri Andres Sõbraga ja tema ütles, et kahjuks on Rakvere meeskond sel hooajal mänginud niimoodi, et mängu esimene pool, aga ütleme seal isegi kuni 3. veerandi keskel lõpupool, et on mänginud ilusat korvpalli ja lõpuks on nagu ära vajutud. Sa pead silmas nüüd noorte meeskonda? Ja, Rakvere seda sama A-klassi meeskonda, kes meil nüüd siin praegu väljakul ees on. No suurepärane sööt nüüd ette. Ja liigutatakse ära või? Ei, loeb ära. Aga jälle, kodanik Talumaa on see, kes ripub seal teisel korrusele. Mõnuga mees läheb, ütleme, neid palle sealt ära lööma ja hästi ajastab ja pikka käega ja kiire hüppega ja ilus vaata. No, teda võiks juba... Tuli väike taktikal muutus ja maala press, vaatame, millega see lõpeb. Nii, ja ongi maala, jah. Maala, jah, ja hoiti siis ikkagi mõnda aega seda palli surve all, et läheb sekundeid raisku. Ja siit viga ei tulnud, tegelikult jäi kaitse mõnevõrra hätta.
ja vise kaugelt, Jurton paneb ässaks selle, aeg oli ka otsas, ega seal midagi teha ei olnud. Selgelt need nüüd lõi rütmi sassi. Sealt oli Maala pressing, seal viideti ära see 8 sekundit siit rünnakujookse, organiseeritud rünnakujookse, aega ei jäänud. Oli selline raske kohustuslik vise. Kas nüüd just otseselt Maala vastu igatahes Igor Arendase saadab Sokk platsile seda asja siin lappima? Jah, üks mängujuht juurde, praegu kahe mängujuhiga. Belov jäi väljakule, võeti ära. Sokk tõi Maala vastu ühe mängujuhi juurde, väga mõistlik. Ja Jurtom läheb ka pingi peale. Siis pikkust ka mõnevõrra vähemaks, liikuvust juurde või? Palli valdamist. Jah, ütleme... Ja jääb kaitsjale see viga vist kanda. Kõik tegi õieti ära, pani käed vastu sinna. Oleks ta ära kannatanud selle momendi, kui see ründaja tema ruumi sisse tuli, aga seda ära ei ootanud, pani käed alla ja see on viga. Võib-olla Keskkülla jõudmine situatsiooni oli ka nibin-nabin, et kas sai. Ta ei uskunud ise ennast, et ta õigel ajal kohal oli. Punktine vahe, praegu veel. Ja nüüd on see juba 2. Nii, vaatame, kas siis ka Sokk Maalaga vastab Maala pressingule või... Teine mööda. Ja oma mees varem sees ka nõnda, et ei lähe see mäng sugugi vähem huvitavamaks skoori poolest. Natuke närvilisust nüüd või kuidagi siuksed... Jätkatakse mees mehega, jah. Lihtsad asjad lähevad sassi. Kas sai kaitse käe peale või oligi Oliver Metsalu ise natukene lühike? 2 minutit ja pisut enam on mängida kolmandat veerandaega. Nüüd on nurgas mees vaba, seda ei nähta. Paneb veemalt peale Arendas ja paneb mööda. Ja veel kord Rakvere Maala õigustas. Et ei ole nüüd, kui nüüd see veaolukord ära jätta, siis ei ole nagu Maala vastu lihtsalt korvi saadud. Ise minnakse nüüd samavõrd lihtsale viskele ja kannatas ära oodata seal Tribuntsov, et see pall ikkagi saada endale. Pikad mehed ütlesid, see nagu pall jäi lühikesele. Ja veel uhab. No Täpp on nüüd võtnud plaaniks selle korvi täis laduda, aga ei taba sugugi. Nüüd Rakvere on saanud kaitse pidama, aga nagu oli see probleem, et rünnak on ikka ühekülgne, nagu me siin enne ka mainisime. Et sellist korvi, kus mees enne korvile viskamist põrgatust poleks teinud, nagu ei ole. Ise pead kogu aeg omale kohad tegema. Jah, ja lõpuks on ikka viskad leidnud ennast 2-3 kaitse vastu. Tähendab, kui kaitse on seal kokku mängitud, siis tuleb teha see lisasööt ja vajadusel ka 2 tükki. Jah, et ma ei tea, kas sa nägid seda naiste finaali lõpuosa. Tänast mängu? Ja. Ei, ma ütlen, olin jah, teises võimus. Et seal oli see, kus Audentes näitas, et mängiti ja otsiti selle sööduga seni, kui lõpuks ikkagi leiti, kas viimasel sekundil ja mõni 24 sekundit isegi tuksus sinna sisse, aga see distsipliin oli nagu eeskujulik. Näitab sellist tugevat kollektiivi, tugevat meeskonda, et üksteist nagu aktsepteeritakse ja usaldatakse ja seda on hea vaadata, kui... No Täpp läheb nüüd tegema ja teeb lõpuks ka ära, et siit selle 45 kraadi pealt paremalt poolt on ta läbi saanud kordi tegelikult. Nüüd juhtus midagi, kas Igor Arendas on, et kas ta astus nüüd kellegi jala peale või kuidagi jalga ta natuke nüüd liipab. Ja Sokk võttis siit minuti, sest rütm, millega tuldi järgi ja mindi ka mööda, hakkas natukene lonkama ja nagu sa siit nõu andsid, ma ei tea, kas Tribuntsoviga on sul otseühendus siin? Otseühendus, jah. Otseühendus, et ära tasu kuulis ja... Mõtteid luged. Ja suult, loeb huultelt. Ja tegi muutusi, mida sa arvasid, ennustasid teda tegevat ja tundub, et need muutused olid seda väärt. No jah, need on sellised klassikalised käigud, ütleme, mida treener peab kasutama, et otsid iseenda jaoks midagi muud ja pakud vastasele midagi muud, et siis nii see mäng käib, et kes keda üle kavaldab, et kuidas siis sellele reageeritakse, et ei ole nagu põhjust, ei ole mõtet lasta asjadel minna oma vaoluteed. Et selles suhtes Tribuntsovi poolt igati mõistlik otsus. Kevin Täpp selle viimase korviga kerkis siis üle platsi meheks, on temal 17 punkti. Punkt vähem meeskonnakaaslasel Oliver Metsalul ja siis mustas särgis mängival Tiit Talumaal samamoodi 16 punkti. Nii et on see õrna habemega, kui seda asja võib juba habemeks nimetada. Ütleme jah, kevadine. Jah, kerge hallitus see on tal seal. Et see mees on ennast ikkagi väga jõuliselt siin
pannud oma nime mainima mitmel ja mitmel korral. Ja tuleb sealtki viga ja Metsalule või? Ja. Siiski mitte. Suururg saab teise vea. No kas Kristjan Suurkorg on Raul Suurolu lähikondne või? Mitte ainult lähikondne, minu teada poeg. No näed siis. Jah, isa istus tribüüni peal siin, vähemalt teil oli. Et hakkab ka minu vanus sinna mahale jõudma, kus nagu tead juba teist põlvkonda mängijaid seetõttu, et ta isa perekonna nimi on tuttav. Kui sa tuttav. hästi vaatad, on ta seal näed, seisab seal kõige viimane mees. Jah, on küll. Ja näed, ema on seal kõrval poisil. Isa kõrval. Korvpallipere. Korvpallipere. No kuidas on? No sina näed väga palju, selles mõttes sinu käest on isegi raske küsida, et kuidas on isana saalis olla, et sul on poisid kogu aeg kas oma satsis või täna tuleb ka üks poiss vähemast üks mängu. Tuleb jah, teine on mängis seal Rootsimaal, aga noorte neiblit, aga ma ei oska midagi öelda, et see nüüd kuidagi teistmoodi oleks või mingit hinnaalandust teeks või nõudmised on meeskonna ühesugused ja see on üsna selline, Kullamäega enne siin rääkisime, et tema meenutas oma noorusajast, et tema mängud kohe sugugi ei tahtnud välja tulla siis, kui tal omal isa saalis oli ja õpetussõnu jagas ja ta nagu ütles, et hoidub ise saalis niimoodi pealtvaatajana olles või isana kaasas olles nagu manitseb ennast hoidumaks nõu andma. Ilmselt seda muidugi, kui näiteks mul pojad mängid kuskil mujal meeskonnas, siis ma ei sekku mingil juhul mängu või ma ei räägi midagi või ainult kui peale mängu arutada midagi, aga kõrvalt küll ei, see on mõistlik, seda pole vaja. Tuleb veel viimasel sekundil vise nurgast, ründajaga otsa saama ja see vise ei taba, nii et 4-punktiline Tiit Soku korvpallikooli eduseis on 4,5 sekundit enne seda, kui lõpeb kolmas veerandaeg. Ja, aga nüüd siin oli ka näha, et peale time-out'i Sokk läks nüüd maa-alasse, mängiti 3-2 maa-ala. Ja minnakse siit veel viskelt kõrge kaarega ja ütleme nii, et peaaegu. Kõrge kaarega, aga mitte kõrgelt mööda, peaaegu. Jah, peaaegu. 4 punkti vahet ja enne seda, kui tuleb... Nii et poole -7 sai +4. +4. Jah, poolaeg mängiti 21-10. 11 punkti. Tuli Sokk järgi ja läks mööda. Ja kui siin enne juba mainisin, et Tarvas suutis teisel veerandajal 28 punkti visata, siis nüüd pelgalt 10. Et mitte ainult kaitses ei ole see probleem, aga oma rünnakul ka päris tõsiselt. Jah. Võib-olla need lahendused ei ole nii loovad enam, loogilised. Kas nüüd Tarva liidrid hakkavad väsima või? Palju tuli nendelt sellel veerandajal punkte? No Metsalu viskas ka mõned küll juurde, jah, aga palju siis ikka saab tulla, kui kamba peale tuli vaid 10. Kui me vaatame mänguaega, siis Metsalu mängid 28, Täpp 25 minutit. Praktiliselt mõlemad mehed kogu aeg väljakul. Just, vastu võib panna Talumaa ja Jurtom Soku poole pealt, kes on mänginud vastavalt siis 21-22, et siin teatud hingetõmbamist on olnud Soku poistel rohkem või on mängitud nagu pikema pingiga? Jah, nagu sa öeldud, et on käike rohkem, on reaalselt jõudu on nagu rohkem, et annab võimalusi mehi seal vahetada. Jah, Sokk on 10 meest kasutanud ja Tribuntsov 8. Keegi on pidanud 2 mehest mängima, nii ta paraku on olnud. Aga veel on 10 minutit mänguaega ja selle jooksul siis peab selguma, et... Ilus sooritus ja hästi tehniliselt tehtud, kaitse liikuma, väik kerge tagasihüppe, aga ei tabanud kahjuks. Aller annab välja ja paneb Talumaa kaugelt peale. Võib-olla ei ole see tema kõige tugevam külge. Aga minu mõttes mõistlik, et kui sa ikka vaba oled, siis nii-öelda viska, sest muidu hakkad nii-öelda ühe viska jätad tegema, teised tegema, hakkad iseendast kõhklema. Ja seda ta oskab palju paremini. Nüüd on 20 punkti mehel kontos ja kohe võimalik ka 21. visata, et kui siit sellest mängust praegu joon alla tõmmataks ja MVP-d otsida, siis ma küll tehaks, keda soovitada vist. Tundub küll, jah, et see mees on üsna tõsise avalduse teinud selles suunas. No kellel sa nüüd raha paned? No vara veel öelda. Aga Sokk on nüüd maa-alas ja ütleme. Ja jääb ka pallist ilma väga õnnetult seal. Ohte pealt tööd, kes tuleb veel sööta. Ei, väga hästi mängis kaitsest mööda, väike keerutus palli käest. Jah, tegi väikse pausi, näitas, et tahab sööta sinna kaitse, astus sinna teisel pool kätte ilusti lõpetanud. Nüüd on vahe 9 punkti, no nii suur ei ole Soku eduseis selles mängus veel olnud. 11 oli kõige suurem vist Rakvere, 33-22 seisu mäletan. No siin on uuesti time-out'i koht. Aga veel ei võta Tiimut seal time-out'i. Laseb mängida.
aga nagu sai arvatud ka, noh, Saku käekirja tundus, et teisel poolel tuli jah, siis see maala press. Kuule, Paavo, ma kardan, et keegi on selle stsenaariumi ette kirjutanud, et see on nagu filmi stsenaarium on sellepärast, et ma just mainisin, et oli 22-33 Rakverele. Nüüd on 66-55 Sokule, et noh, et siin on ikka selline filmilik stsenaarium, et võib-olla meelde jätta need head kohad. Antakse Mardole sealt viga, kolmas talle. Ja suutis viskele minna sellest olukorrast, veel vaatab küsivalt Peerandile otsa, et kus nüüd vile jäi. Aga kehaline kontakt oli seal enne viset ja selgelt ründa ise otsis seda kehalist kontakti, et ega õige üle, või tähendab selles mõttes, et ei olnudki vaja vilistada. Õige vaikus. Õige viletus. Õige viletus, jah. Küll sealt siis kõlab vile ja neid vigu tuleb ridamisi. Tarvale 23 neid kokku, võrdluseks Soku meeskonna peale siis 17 tehtud. Metsal ka kolmas viga, jah. Natuke tiirutab sinnapoole, et jõud hakkab otsa saama või no veel üks viga. Nagu igas olukorras natukene on hilinemist või natukene on sellist enesekindlusetust. Ja esimene siis 5 veaga lahkunud mängija number 10 siis Marko Kostap. Ja tema punkti saagiks jäi. Pani siis poiss 20 minuti jooksul 4 punkti. Võttis seal juures 9 lauapalli, olles oma meeskonna võimsaim selles arvestuses, vaieldamatult kohe. Selgelt nagu rünnakul jättis teistel meestel, ütleme, need visked teha, aga lauas oli ta tubli ja kaitse oli ta tubli. Aga kui ta ka peaks pronksmedali kaela saama, siis vähemalt praegu ta enam selles vallas oma teeneid osutada ei saa, nii et. Ja vajub ka Metsalu seal jalg alt ära. Nüüd on väljas nurk. Ei lähe kolmese taha mees, vaid paneb peale ja õigesti teeb Keskkülla. Keskkülla on hea käega mees ja ütleme, kui nüüd need õiged viskekohad leiab, siis ta võib neid palle ridamisi sisse visata, et aga ei ole ta varem seda väga teinud, 2 punkti võeti. Aga ma tean teda noortemängudest ja teistest mängudest, et ta viskeja siin olemas, aga selleks on distsipliini väljakule. Metsalu saab palli vahelt ja suure tõenäosusega läheb ka lõpuni. Leiab sealt kontakti, viset ei taba, viga ei antud. Liiga sirgjooniselt, oli paremaid lahendeid. Mina ütlen oma poistele, et kiirrünnaku kõige tähtsam element on paus. Sa pead rütmi valdama, ütleme, palliga mehe, kes peab olema see rütmi osaga, et kaitse mängib sinu rütmi, mitte et sina dikteerid seda, mitte vastupidi. Ja selleks, et seda teha, on erinevaid võimalusi. Nüüd on väljak natukene niiskeks saanud ja tuleb palli platsile tulla kõige tähtsamal mehel, harjamehel. Õnneks pole peale lõunaks lubatud vihm kohale jõudnud, et ainult meest liigen väljakule. No täna selles mõttes on hea siin saalis olla, peab tunnistama, et taolise põrguliku ilmaga väljas ei taha ei olla. Sompus ja vihmane, nagu ta täna on, et siin on hea saalis istuda. Et olen rahul oma valikuga. Ma olin ka väljas, see oli ka väga mõnus. Ei väljas on ikka halb ilm. 23. Taluma nüüd dikteerib selgelt oma füüsisega ja ilus sooritus. 25 punkti mehel koos. Ja saadakse ründelavast sealt. On kolmese koht, ei lähe viskama. Tuleb välja pall. Täpp ei pane alla ja läheb Metsalu tegema, aga väga puntrasse suudab söödu anda. Väga hea sööd Täpile. Ütleme, ei olnud kõige parem sooritus Metsalu poolt, selle mõttes, et tegi esimese põrgat sinna Audi poole. Tähendab, mängis ise endal ruumi kokku ja sealt juba juurtam astus õieti ette. Nüüd õnn, et leidis mehe, kuhu see pall anda. Küll hulga aja oli ikkagi Rakvere poolelt näha situatsiooni, kus keegi läheb nagu aktiivselt appi asjale, et ei jää ootma, et küll see palliga mees midagi ära teeb ja ma seisan ja ootan söötu. Jah, üritati, jah. See lõige oli ja korralikult. 9 punkti vahet. 6 minutit mängida. Aga mängupildi järgi, ütleme niimoodi, et Sokk on ikka praegu dikteerib, et Tarval peaks, või Rakvere poistelis peaks olema mingid uued argumendid, momendil ei näe neid. Ja raske on neid argumente ka leida, kui pikk mees paneb niimoodi väljast peale. Hüppe pealt ilusti. Hea sooritus. Jurton sai ka nüüd 10 punkti kokku.
Metsalu näitab ka kõrget hüpet ja iseenesest päris hea sooritus, aga tibakene viltu. Hea sööt korvi alla. Viga ei antud. Ise nõrkus ära, keha vajus ette, ütleme, seal ei olnud põhjust. Metsalu ei lähe viskele. Küll aga kaotab palli ja Aller saab tulla juba kiirrünnakut tegema. Võetakse sealt viga. Ja teine situatsioon veel otsa. No õnneks sealt kahte viga järjest ei saanud. Vile oli juba käinud ja ütleme, seal mõlemad mehed, ütleme, nii rünnaku kaitse oleks pidanud tagasi tõmbama, Aller läks sooritama või ei olnud põhjust minna ja Vile oli juba ammu käinud. Aller seni vabavisket 4-3 ja nüüd Tribuntsov võtab siis aja maha, et plaani pidada. No, kas nüüd või mitte kunagi? Jah, no vaatame, kas on veel midagi nii-öelda, mida kodus õpitud ja mida nüüd siis mida mõni üllatus. Paar õnnestumist, no väga palju ei ole 300 tagant peale uhatud, 10 korral, 2 on sisse läinud, mõlemad need kaugvisket, mõlema kaugviske autor on Kevin Täpp. No, see võiks olla ju see mis Rakvere meestel äkki veel varukas on, et snaipripüss välja võtta. Ants Keskkülla, kas tema vise loeti nüüd 2-seks, jah? No paistab küll vähemalt statistika järgi niimoodi. No vist oli ka niimoodi, jah. Aga selleks, et ütleme väljast teha see normaalse rütmiga, normaalse ajastatusega vise, selleks tuleb see pall nii-öelda korvelt läbi mängida, kaitse sundida kokku liikuma ja siis sealt välja, siis saab selle viske teha. Niimoodi põrgatuse pealt seda on väga keeruline. No liiatigi, kui seal on niisugused jurtomid ja talumaad sul korvi all, kus on nagu väga julgelt viskele või aeglaselt viskele ei või minna. Neid mehi on need ikka siin Euroopa klassis juba klassiga mängijad, kes põrgatuse pealt viivad mehe liikuma 3 panevad. Aller tabab järjekordse vabaviske, on tal siis see vabavise number 4 sisse visata ja nii tuleb ka vabavise number 5. Jah, kasutegur on suur, poisil ilusti mänginud. 11 punkti oma meeskonna, siis nüüd resultatiivselt teine. Mõnel hetkel vist on poistel ka päiksejänku silmas, ma vaatan, natuke kuskil kardinate vahet paistab päike sisse. Ja kui Metsalu avapoolajad pani kõik siuksed sisse, siis nüüd ei lähe nagu kuidagi. Ja on ta oma 16 punkti peale jäänud, kui ma vaatan, et 14 oli koos juba poolajaks. Nii et teised poolajad 2 juurde. Selgelt, ütleme, mida mängu lõpupoole, seda enam hakkab rolli mängima see füüsis ja mööda visked hakkavad sellest tekkima, et füüsis nii-öelda ei kanna lõpuni välja. Sellest tulevad siis need ebakõlad ja... No nüüd teeb Metsalu ära, küll ta kuulis jälle meid. Jah, muidugi hästi antud sööta sinna liikumise pealt, hästi ajastatud Andri Metsalu poolt. Hea kiire, ise ka, et ei olnud seal kaitsetel just väga palju aega lebima minna. Ja ründaja viga või? Ei, 3 sekundit. 3 sekundit, see on niimoodi, et seal korvi all nagu korraks pakud ennast ei tohi ja kui ei saa, siis ära jää sinna maadlema. Tule välja, tähendab selles mõttes jah, et mängi endale ise ruum suuremaks liikuse pealt ja võtad uuesti siis sinna positsiooni. seal on jälle korvi all ja oskab küll. Jah, uus hingamine. Just vasakul poolt on tal nüüd õnnestunud mitu korda läbi minna. Arendas on vahepeal platsile tulnud vägesid juhatama Tiitsoku korvpallikooli rivistuses. No, Jurtov liikus korvi alla ja oleks seal võib-olla isegi sööduhetk olnud. Ja hoidis natukene Kevin Täpp, enda vastas olnud meest kinni. Aga oleks Rakvere vaja 2 õnnestumist järjest, siis läheks mäng jälle nii-öelda pingesse. No üks on peaaegu et olemas. Aga selle kohta mina ütleks küll, et tunne ikka õigest söödust, heast söödust rõõmu. Mängis sealt tugevamalt poolt tuli kaitse vastu. Tribuntsov, väike Tribuntsov jäi nurka avaks, on mehel viset, et anna sööd sinna. No Metsalu vist ei ole söödumees, et kõik need olukorrad ta ikkagi lõpuni läheb. No siin on ka see, et 2 restsöötu on tal. Et kes keda usaldab, ütleme. No Oliver Metsalu oma meeskonnas on nii-öelda vanategija ja nurgas oli noorpoiss, ütleme. Siin mängivad sellised, väiksed jõujooned. Jah, praegu oli söödu koht. Ja nii sai sellest rünnakust vaid 1 punkt Tarva kontole lisaks kirjutatud ja vahe 8. 4-24 mängida. Aga Jurtom ja Talumaa nüüd allpalliga suudab välja sööta. Rakvere ei ole veel ilus. Kaugelt ja alla andnud, aga jah, iga lõpupoole, iga edukas sooritus on ikka
Karl Holm oli siis eelmise korvi autoriks ja Jurtomil on käed natukene vist allapoole viidud, et aga õnnega pooleks praegu see viga. Õnnega pooleks see viga sealt tuli. Aga õnn ju pidigi tugevamaid soosima. Täpselt nii. Kui oled selle ära teeninud, siis ta sind soosib. Martin Ots avaviskejoonel viib oma meeskonna protsenti järjest allapoole. Kui see oli siin 80 juures, siis nüüd hakkab 70 peale vajuma. Üheksa vahet. Pressing. Ja Pikala mehel võiks ju peale pressida küll. Lähedal oli siin. Oli lähedal palli vahelt lõikele. Raimond Tribuntsov. Jurtom näiteks, kui kõrgele tema tegelikult lenda. Küranukid on rõngas. Aga täna on lennuilma. Hopsti! Palun! Nii, hoog maha. Täna on lennuilma, nii et miks mitte? Andri Metsaru. Temalgi nüüd 10 punkti kontos. Olles siis oma meeskonnas paremuselt 3. Metsalul 21 ja Täpil 19, kui me siin enne arutasime, et miks et Metsalu ei taha söötu anda, siis no tema vastu omakorda on 8 viga tehtud, et eks ta neid vigu tegelikult seal oma selles ja... Eks ta enda tunnetab, et tal füüsist, ütleme seal korvi all nii-öelda ettevõtmiseks ja edukaks realiseerimiseks on ja tahtmist ka on ja emotsioon on praegu üleval, eks ka. Ma ei ütleks, et ta nüüd kade mees oleks, et ta ei taha söötu anda, aga võib-olla on ka situatsioonid sellised, kus väga ei olegi kellelegi anda, noh, okei, jätame selle viimase arvestamata, aga et mees ise siis 50%-lise tabavusega, 16-8, uhanud 2 seid, 1 3 ka veel mööda ja 2 restsöötu, 4 vahelt lõiget, 5 pallikaotust. Aga noh, miks ma ütleme seda respekti juttu räägin, sest ma mäletan, see oli päris tõesti, et Leedu see korvpallilegend Sabonis, et kui ta oli noor mees ja tuli Leedu esindusmeeskonda või salgrisse, noh, et miks mulle söötu ei anta, see on nurises natuke. Siis vanad mehed ütlesid, et sina võtad lauast. Jaa, ära tuleb teenida. Sina võtad lauast, saad söödu. Ja ei õnnestu siit sokurünnak ja... Aga ei ole põhjust kiirustada. Jätavad võimalusi siin. Noh, Arendase tänane mäng ju ei ole võimalik võrrelda eilsega. Jah, 2 täiesti erinevat sooritust. See oma mees natukene jalgu lausa Martin Otsale ja ka võib-olla see lahendus ei olnud kõige targem. Jah, Sokul vead täis. Ürita terause peale minna, ära mine lihtsa viske peale. Natuke rohkem kannatust, veidi rohkem agressiivselt. Väga selline lihtsa vastupanu teed. Ja vahelt lõige, Oliver Metsalu selle autoriks, 3-2 kiirrünnak. Ja jälle ise. Ei, seda läks nüüd küll ilusti tegema, ilusti 2 mehe vahel, seal viga igal juhul tuli, noh, õnneks tehti viga, et viskenda ei pääsenud, aga see oli hea sooritus. Ja Karl Holm ilmselt peab selles olukorras käe tõstma. Ja Oliver Metsalu saab enda punkti arvet siis suurendada. No 21 on praegu. Ja ei tava. 8-5 vabavisked, ehk siis nüüd juba 9-5. Ja taast oleks olnud vaja. Ära ei ütle. Ja 2-0. Natuke keskendumine jättis soovi, pall ja kohe läks, et ära kiirusta mööda visked. See on see korvpalli aabitsa tõde. Metsalus on muidugi ka kaitses lihtne ei ole, et tihti lugu tuleb tal Jurtomit võtta, kes on siis peaaegu pikemate. No, Alumees oli seal tegelikult väga heas positsioonis. Ja nüüd, kui ta palli saab, see Odo annab ja Jurtom toob ära ja no see on üks otsustavaid korve praegu võib-olla, et siin oli võimalus järgi tulla. 1-2 rünnakut otsustavad, jah, kas tekib veel situatsiooni või ei. Noh, Metsalu üksinda ja teeb jooksu. Sai üks samm liiga palju või? Jah, no sa võid neid põiksammu teha, aga nad peavad olema sellises loogises rütmis, et kui sa liiga pikalt jääd, ütleme, siis tekib selline tunne, et jah, see tugi jalga nagu lohistad ja praegu ta paraku niimoodi oli, et ega seal väga mõelda ei olnud kohtunikel. No siin nendel meestel on veel küll asju jagada number 4-del oma vahel ja võib-olla asjata praegu Andri Metsaru hakkas seal käega sutima. Et kui me enne naersime, et Metsaru suutis kiiresti Arendase 4 pea piirile viia, siis kes pärast naerab paremini. Metsaru läheb pingile ja Arendas on ikka veel platsile.
jah, nüüd palju siis Andrei Metsarul neid mänguminutid kokku ka? Metsarul 25 minutit. 6-3 visked, 4 vabaviset sisse, 3 restsöötu, 2 lauda. See on vajalik meeskonna. 10 punkti. Ja Igor Arendas mänginud muidugi poole vähe minuteid. 13-37 praeguse seisuga. Ja. Aga ja 2 punkti vaid temalt. No Arendas on niisugune mõnes mõttes reinbokilik mängija ka, et igas võimalikus situatsioonis ta neid vigu väga selgelt kohtunikul üritab ka näidata, mis tema vastu tehakse või isegi kui oli mõttes vastasel see viga teha, siis seda ka näitab. No nii, tuleb sealt 2 punkti Metsalult. Aga 7-punktine vahe ja minut 46 mängida. No Tarvas võtab siit veel mõtlemisaja. Kolmanda time-out'i vist, jah? Nii ta on. Tunnetab veel? No igal juhul, tundes Raivot treenerina igal juhul, nad võitavad lõpuni, mängu lõpuni, situatsioonid lõpuni, et igal juhul üritatakse veel, aga vaatame, mis siis otsustatakse, kas tehakse viga, et sundida vastasmeeskond siis vabaviskijoonele, et sealt oleks loodetavasti 1 punkt, ise siis realiseeriks seal 2-3 punkti rünnaku. On neid variante, aga tuleb 2 õnnestumist peavad olema järgi mööda. Kaitses pall ära ja rünnak realiseerida. Kadestamisväärse kindlusega viskavad 2 punkti viskeid Tiit Soku poisid 41-25 ehk 61%. See on hea resultaat. Ja kuigi me siin räägime Talumaast ja Jurtomist, kes on päris pikad ja võimsad seal lauad, siis tegelikult lauapallide üldarvestuses on Rakvere peal 38-32 ja eelkõige tänu sellele, et on võetud 15 ründelauapalli Soku 8 vastu. Ja need lauapallid jagunevad seal ühtlasemad. Belov teeb nüüd käega teed. Ja veel pressingut ja mängiti, saadi pall üle tuua. Aega kulub, jah. Kui pall vahelt saadakse, siis oleks see pressing võib-olla õnnestunud või? Isegi kui siit korvi ei tule ja pressing oma eesmärgi täitis, aeg seal viideti ära. Aga Haller ei viska korvi ära. Nüüd on vaja rünnakul õnnestumist. Ja üsna hätta jääb palliga. Ja järjekordne sööt on selline, mis vaevu kohale jõuab. Ja mängivad mehed edasi. Ja lõpuni võideldi. No nüüd küll see jälle sööt sinna otsa tuleb. Raske tehakse ära ja siis otsa lihti siuke väike veahõnguline asi. Ebaõnnestumine. Jaa, Jurtom astub küljejoone peale. Eksis, et vaatasid rahvaste pallijoon, et see ei ole korvpallijoon, jah. Nagu me juba rääkisime, ega nende joonte vahel vahet tegemine siin selles mängus nii lihtne ei ole, või selles saalis. Kolmene, ei, sealt tuleb ise kõrge kaarega ja läheb 2 mehesse. Põrkuv lauapall üle, nii et Belov on juba rünnakutsoonis ja nüüd on see mäng läbi ka, jah. Selles mõttes läbi, et võitja saatus on teada, sa ikka paneks Tiidu peale veel. No praegu ikka veel paneks, et. No vaatame, vastu lõppu otsustas ümber. Aga praegu oli näha nii-öelda, kuidas vana mängumees nooru üle kavaldas. Vana selles seltskonnas on ka muidugi pull öelda. Selles mõttes vana, et Belov on 93 sünniaasta ja Trimutsov läks sealt selgelt palli tahtma, pani käe tal kahendad läbi ja Belov selle käe kohe lukustas ja kõmselt selle kinni võttis. Ja enam sa seda kätt lahti ei saa ja seni hoiad, kuni kohtunik vale laseb. Ja nii ta oligi viga. Et vana mängumees kavaldas üle. No seda võtet siin oskavad Eestis päris mitmedki mehed. Ja küll see võib vastik olla, kui sinu vastu seda tehakse. Jah, tundub rumalana iseendale, aga eks nii see õpib. Vapel 1-3 sealt Metsalu ja kaotab Jurtom selle palli. Nüüd jalaga, mida ei ole õnneks püsti. Lihtsalt suri sinna viske kätte ära ja viga Tiit Talumaale on see talle siis viga number 2 ja tuleb vabaviskeid visata. Kevin Täpil seni siis 19 punkti. Märkamatult. Ja on teinud omi asju, no need sind läbiminekud suhteliselt julged on tema esituses nagu meeles. Vabavisket ei ole Rakvere
leivanumber 21-13 seni. No 1 punkti ikka saab ja võib-olla teisegi. Kas veel minnakse veel viga tegema, palli tahtma ka või 16 sekundit. Kas on mõtet? Vist ei. Või kui joonistada mingi asi või? Pressingut tehakse, et äkki veel tuleb. Jah. Midagi juhuse oleks ei jäeta lõpuni võildaks. Üle poole ikka jõuavad ja tulebki sööt siia nurka, no kas või ise tuleb? Läheb suruma Beloffer. Palli korv peale, aga noh, enne oli juba vile käinud, kui see viga võeti. Läks nagu pidi minema, ütleks niimoodi. See vahe ei ole väga suur, see vahe on 7 punkti ja mänguliselt pakkusid noormehed meile ikkagi küllaltki haarava etenduse. Jah, oli võitlust ja oli, ütleme, emotsioone ja ilusaid sooritusi ja... Nüüd vist vaatame küll, et Igor Arendas on ketsi jalast ära võtnud ja longates peab autasustamisele minema ja oma medali järgi, aga tehtud see asi nüüd sai. Ja midagi teisest seal ei olnud, ütleme, natuke seal jalatse komistas, seal üks joon vist on kõrgem natuke. Midagi hullu seal küll ei ole. Talumaalt 25 punkti, Jurtomilt 12, Beloffilt ka 12. Need punktid on kuidagi võib-olla minu jaoks märkamatult tulnud, aga võib-olla siis ka sellepärast, et ta oma 12-8 on visanud vabaviskejoonet. Jah, teravust hoidis ja seda teeb hästi, ütleme. Tuleb meelde need vasaku käega keskele minekud sinna. Egert Hallerilt 5 lauapalli 11 punkti ja Rakvere meeskonnas siis Oliver Metsalu jäi parimaks oma 23 punktiga. Nagu öeldud, oli poolajaks teil 14 koos ja võib-olla ärkas natukene hilja, et see kolmanda veerandaja tulemus jäi tegemata. 6 lauapalli temalt lisaks 21 punkti Kevin Täppi soorituses ja temalt 7 lauapalli ning 10 punktiga toetas Andri Metsaru, kes siis mängujuhina 25 minutit platsil vuras. Ja saavad siis valges särgis mehed vaid diplomi. Medalit neile ei jätku. Jah, medal nii-öelda kolmas koht ilmselt võidetakse. Ja no vähemalt saab käepigistuse tuntud korvpallurilt. Seda võid rääkida lastele, et näed, Bill Amist, näed, praegu omal ajal NBA silva teinud mees, et... Ma olen teda katsunud. Jah, Turus Tartus mul kätte hea mängu eest. Ole paha. Ja, eks noortele kindlasti ole oluline see, kes selle asja ikkagi sulle edasi sealt annab või kätt surub. Kas need diplomid küll nüüd väga kaua alles püsivad, eks see sõltub vist mängijast endast, et palju neid koguneb ja mis nendega peale hakata. No, eks ta ikka selline mälest ole, meene ole, et ikka jääb. Kapten Mats Meimer võttis siis karika vastu ja läheb tema esimesena ka medalit kaela saama. No, MVP osas siin vist kahtlusi ei ole. Jah, kes resultiivse? Talumaa ikka. Talumaa ikka, jah. Ja Oliver Metsalu teiselt poolt siis. 23. Ja Talumaa. 25. Ja laud mõlemad mehel. Laud Talumaal 4 ja Metsalu 6. Natukene vahepeal Oliver Metsalu pakkus üle ta, siis nagu liialt oma peale liialt sirge on. Kui see murdemoment oli, et siis mindi nagu üks-ühega liialt mängima, aga muidu oli Oliver Metsalu poolt selline ilus sooritus. Eks seda pisut varjutama jäävad need 7 pallikaotust, mis ta tegi nende samade võib-olla ülepingutatud olukordade tulemuseks. Sealt see tuli. Aga olgu, aitäh sulle, Paavo, ja teeme siit väikse pausi, et kui algab finaalmäng jälle tagasi olla.
võistkonna treener Tiit Salk. Palju õnne!